veel kord siis tere hommikut. Alustame, sest me ka kõik see saade salvestatakse, ja kes praegu ei jõudnud, ei saa vaadata, siis ta vaatab seda lihtsalt hiljem, siis, kes soovib. Siis tere, mina olen Tarmo Lääne, ma olen siis kindlustusühistu eestvedaja ja juhatuse liige. Ja meiega on siis ka veel Paul. Tervist, mina Paul Laas, ühistulise ettevõtmise suur fänn ja Eesti kindlustusühistu üks nõukogu liige. Ja võib-olla enne, kui me päris teemade juurde läheme, siis veel natukene selline väikene sissejuhatus, et kui näiteks minu vanaisa oli jaamaülem Vaivara jaamas, siis Paulil on palju huvitavam story rääkida selle kohta. Jah, tõepoolest, ega siis nüüd meie ei ole täna siin kindlasti jalgratast leiutamas. Ühistuline tegevus, ühistuline ettevõtlus on Eestis olnud eelnevatel aegadel ikkagi väga laialt levinud. Kui vanaisadest juttu tuleb, siis tõepoolest ise ei saa ma seda mäletada, küll aga mu isa mäletab, kuidas 30ndate lõpus soetati siis vägev rehepeksumasin seal Inglismaalt toodud suure võimsa aurukatlaga ja taluperemehed panid raha kokku, 4 peale see oli. See palgati masinist seda tegema ja igal sügisel, nii palju vist aega oli enne sõda, eksti ära kõigepealt oma viljad ja siis käis mööda külase aparaat ja õiglaste hindadega, tehti see töö ära. Nii et kõik kohalik community oli nagu väga happy sellega. Ja lisaks Tartus oli ühistuline tapamaja, mille kaudu siis ka organiseeriti eksporti Inglismaale. Täna kõik teavad, kuidas sealiha ja kanamunad läksid ekspordiks Inglismaale, et ilmselgelt iga talu keskendus ikkagi oma tootmisprotsessile ja ühise tegevuse tulemusena siis pandi paika struktuurid, mis viisid selle toodangu siis edasi lõpptarbijale teisele poole Euroopat. Nii et võime öelda, et rahatarkuse selline esimene samm, kuidas olla ratsionaalne, ökonoomne, kuidas maandada riske, et oli siis juba väga toredasti olemas. Ühistulise tegevuse käes oli paljudest majandusharudes oluline osa. Osades valdkondades, kindlustuse juurde me jõuame tagasi, oli 40% kogu turust oli ühistuliste kindlustusseltside käes, mida me oleme siin juba jõudnud korrata ka ja täna on 0, ja eks me neid põhjusi, miks nii on, jõuame siin täna analüüsida. Ja kas nii peab olema, me arvates ei pea olema ja mida me siis peaksime ette võtma, et seda olukorda muuta. Sest jah, täna oleme olukorras, kus välismaiste kindlustusaktsiaseltside omanikud viivad Eesti inimeste käest kokku kogutud kindlustuspreemiat sellest riigist välja. Meie tahame seda muuta. Ja see võib-olla oleks see nagu sissejuhatav pool sellele, et mul pidevalt on sellised kõrvalpõiked, kuidas isa kirjeldas, kuidas seesama rehepeksumasin, mis siis nagu taluperemeeste ühistu poolt soetati, kuidas sõja ajal siis see aurukatal, nimelt see oli võimeline ise liikuma.
ja see siis 5 kilomeetrit tunnis aeglaselt niimoodi popsus, siis kui sõjapakku mindi, see sõitis ees ja selle taga oli veel mitu vankrit, mida ta hobuse asemel suutis vedada. Aga see juba läheb natukene praegusest teemast kõrvale. Aga tänud, Paul, et ma võib-olla siis tuleme siis tänapäeva, võtame nagu härjalise arvist, et ma annan väikese ülevaate, mis meil siis on, et on praegu juba 400 liiget, on kogutud natuke alla 500 000, siin kuskil 440 000 eurot kogutud ja räägitud kokku. Ja mis on, ütleme siis, ilmselt olete märganud siin sotsiaalmeedias ja meedias, et me oleme alustanud siis sellise aktiivsema tuntuse tõstmise kampaaniaga. Jah, meil on tulnud siin ka viimaste nädalatega 40 uut liiget ja tuleb juurde. Aga et võib-olla, et praegult on, mis on selline kõige suurem nagu muudatus meie tuntuse koha pealt, mida me saame ka mõõta, on see, et kui siis veel seda enne kampaaniat, mis hakkas seal juulikuu keskpaigas või teises pooles, käis meie kodulehel siis EKY.ee, käis kuskil 15-20 inimest päevas, et siis praegult käib 3 korda rohkem, kuskil seal üle kuskil 60-65 inimest päevas käib nagu ütleme siis käib meie kodulehel. Siin on meil ka Bertil on nagu kampaania koostööpartneri esindaja siin ka koosolekule, et ütleme, et ehk siis meie kodulehe külastajate arv on 3-kordistunud, et nüüd ongi lihtsalt see küsimus on, et kuidas nad siis ka külastamisest liikmeks tuua, aga kindlasti see kampaania on suurendanud meie tuntust ja huvi meie vastu nagu niimoodi. Et keegi tuleb veel. Nii. Ehk siis, et selles mõttes, et jah, see kodulehe tuli sisse. Ja kohe ta jõuab. Et kodulehe külastajate arv on 3-kordistunud. Tervist, Olavi. Ja et see on nagu hetkel nagu hea, aga et nüüd me peamegi siis mõtlema, et kuidas neid sealt, kes tulevad sinna kodulehele nüüd ka liikmeks tuua. Mis siis kampaania käigus meil praegu toimubki on, et üks kord päevas, üks kord tööpäevas, teeme sotsiaalmeedia posti siis vahest ka puhkepäevadel ja kord nädalas me teeme siis sellist, julgen öelda, et huvitavate liikmetega podcasti. Meil on siis olnud juba 2 podcasti on avaldatud ja see nädal tuleb 3. podcast nagu, et siin teine podcast oli näiteks Tuleva fondide nõukogu esimehega oli huvitav podcast ja tuleb nüüd lisaks, tulevad veel 2 Tuleva liiget ja räägivad oma loo, kes on siis ka meie kindlustusühistu mõttekaaslased. Võin repliigiks öelda, et olen jälginud ka Tuleva edulugu algusest peale, olen Tuleva liige. Et täna köidab tähelepanu üks lihtne asjaolu. Tuleva fondide mahud on tänaseks juba üle 340 miljoni Eesti krooni, mis ei ole üldse euro, mis ei ole üldse paha tulemus. Ja teine asi, mis näitab, mis minu meelest on märgilise tähtsusega. Pensionifondide teisest sambast on lahkujaid siis Swedbanka ja SEBi puhul, mõlema puhul 27% tegelikult. Aga tulevas on lahkujaid 7%, mis tähendab minu jaoks seda, et meil on 4 korda kõrgem teadlikkus siis tulevas, et kus inimesed ei ole tulnud juhuslikult, ei ole sinna kuidagi sattunud, aga on teadlikud valikud teinud. Ja meie käime julgelt Tuleva jälgedes, sest meie põhimõtte loogika on sama ja kõik see raha, mis me kavatseme läbi kindlustustegevuse siin liigutada, jääb ju Eesti majandusse ja tuleb meie liikmetele ringiga tagasi. See oli mul see väike lisarepliik. Ütleme, et mis meil on siin, näiteks käisime siin eelmine nädalavahetus, käisime ka Armusfestivalil ja ma arvan, et me saime seal nagu väga palju nagu targemaks, saime suhelda ka siis investeerimismaailma inimestega, saime ka seal poliitika ühel vestlusringis nagu osaleda, ütleme, et saime oma seisukoha välja öelda ja minimaalselt ka tagasi, ütleme, et aga mis ütleme oligi võib-olla seal, mis mina panin sealt nagu tarkuse kõrva taha oli siis selles nii-öelda investeerimise jututoas oli see,
et see vist oli härra Liivamägi ütles, et kui te tahate olla edukad, siis jätke üks asi meelde, et maja võidab alati. Et see tegelikult on ka nii kindlustuse puhul, et kui sa ütleme, et tema ütles, et kui sa tunned huvi kasiinode vastu, siis hakka kasiino omanikuks, mitte ära hakka kasiino sõltlaseks. Et aga meie puhul on ka, et kui sa tahad kindlustada, kui sul on vaja kindlustada, siis hakka ise selleks nagu kindlustusandjaks, et see ongi see kindlustusühistu mõte, et ka see investeerimistarkus oli see, et maja võidab nagu alati, ehk siis meie tahame ikkagi tegelikult seda nagu maja ehitadagi või ehitame juba seda maja, et igal juhul, et Eestis on 500 000 kindlustusvõtjat, kindlustuse klienti, ütleme, et ja miks me ei võiks seda raha nagu endale jätta, miks me peame seda kellelegi teisele teenima, sest me teame, et maja võidab alati, oleme meie see maja nagu. Selline nagu tarkus oli minul sealt nagu kõrva taha panna või nagu selline põnev fakt, aga ma võib-olla käin siis läbi korraks need tegevused, et me nüüd oleme siin sellist üldisemat juttu rääkinud, et meil on jätkuvalt siis eesmärk on täitmata, liikmeid on vähe ja ka kapitali on veel vähe selleks, et anda siis Finantsinspektsiooni tegevusloa taotlus sisse. Ütleme, et mis meil on siis konkreetsed tegevused, mis meid selle eesmärgi täitmise juurde viivad. On siis, et punkt 1 ongi praegu kampaania, reklaamikampaania, mis kestab meil, on juba kestnud natukene ja ainult neid pöördeid tuleb juurde. See suurendab tuntust eeskätt, see on ka eeldus, ütleme, et midagi pole teha, et meil see idee on hea ja rahvale meeldib, aga me peame lihtsalt tuntust suurendama, et see on üks eelduseid, ehk siis reklaamikampaania on üks tegevus, siis on jätkuvalt, et see on selline nagu inimeste põhine tegevus, et me peame leidma neid inimesi rohkem, kellega kõik tahavad koos äri teha ja vähegi võimalik need inimesed, kellega kõik tahavad koos äri teha, lihtsalt siis kaasama oma sellesse sõnu edastamisesse, et nad teeksid üleskutse siis oma kuskil sotsiaalmeedias, oma sõprade seas, oma kuskil jututoas või inimesed kogunevad erinevates kohtades või spordisaalis või mis iganes. Et ütleme, et see on meie praegult siis selline tegevus, mida siis suur hulk ühistuliikmeid ka teevad ja kutsun ka teid kindlasti üles tegema, et kaasame ühistusse nii palju inimesi kui võimalik ja eriti hea, kui see inimene on selline, kellega kõik tahaks koos äri teha või vähemalt osa inimesi tahaks koos äri teha nagu niimoodi, sest me teeme nagu tegeleme majandustegevusega ja et see nagu eesmärgid on majanduslikud ikkagi eeskätt nagu niimoodi. Ja siin ka oligi, et üks meie siis mõttekaaslane Tõnu Sooda tegi ka näiteks Tuleva liikmete Facebooki grupis tegi postituse ja selle postitusega tuli meile 25 uut liiget, et selline väga selline asjalik postitus oli, jagas ühte meie siis kindlustusühistu Facebooki postitust ise koos oma soovitusega, see toimis nagu väga hästi. Nii et ütleme nii, et iga uus liige ja iga osakapitali sissemakse, isegi märgitud sissemakse suurendab meie usaldusväärsust ja tuntust ja liigume selleni FOMO-ni. Ehk siis see FOMO on see, kus siis nagu need, kes ei ole veel liikmeks astunud, need tunnevad, et nad jäävad millestki väga heast ilma. No nad jäävad juba ka praegu millestki väga heast ilma, aga siis on see nagu selline massiline tunne juba nagu niimoodi. Neljas kui kolmas tegevus on siis, et meeskond kindlasti meie üks nõrkasid külgesid on hetkel, meil on meeskond on õhukene, aga et me saame seda paremaks teha ja et kuigi me praegu tegutseme vabatahtlikena, kellest tulevikus saavad ikkagi palgalised töötajad või koostööpartnerid, et ikkagi, et aga meeskonna suurendamine on meil kindlasti üks tegevus, millega me tegeleme. Praegu me siis oleme palju IT-spetsialistidele rääkinud, et enamus neist on kuidagi nagu seotud selle praegu turuga, ütleme, ja nagu seda avalikult meie ridadesse ei saa tulla, aga hetkel on meil täiesti ühe IT-meeskonna läbirääkimised, et kellel ei ole takistusi ka avalikult meie nagu liikmeks tulla ja et me lõpuks mitte ainult ei näita, et me oleme siis kõrgtehnoloogiline kindlustusühistu, vaid me teeme selle ka ära. Ehk siis, et ega meil see eesmärk ei ole ei rohkem, aga vähem kui ollagi see üks InsurTech lõpuks välja, et tulla selle kõige uuema tehnoloogiaga turule ja teha see ära, sest et meil on lojaalsed otseliikmed ja me võtame kõige uuema tehnoloogia kasutusele, sest Eestis on see tehnoloogia arendamine on, ma julgen öelda, maailma tasemel ja et meil on see võimekus ja võimalused, et see maailma tasemel tehnoloogia siin uusimal
modernsemal moel kasutusele võtta, et see on kindlasti eelis. Ja siis neljas, viimane selline reaalne tegevus, millega me siis tegeleme, mis aitaks meid kaasa eesmärkide saavutamisel, ongi siis teenuste pakkumisega alustamine. Et ka täna veel pärast seda koosolekut tuleb järgmine koosolek meie võimaliku koostööpartneriga, et nagu aasta alguses me muutsime põhikirja, kus me lisasime siis kindlustusvahendamise kui ühe tegevuse meie majandustegevuste loeteluseks, et meil on siin soovime alustada, anda esimesed poliisid välja siis juba vahendajana enne seda, kui me saame kapitali kokku ja kui me hakkame ise kindlustusandjana poliise välja, ehk siis see vahendajana tegutsedes majandustegevuse alustamine on ka üks selliseid eesmärke, seda on ka meie sõbrad tuleva siis nagu juhtkonnast soovitanud, et see aitaks kaasa kindlasti. Et see valdkond oleks saagikindlustus ja et meil käivad läbirääkimised ühe välispartneriga, kes oleks nõus võtma kindlustusandja riski ja meie siis jällegi kasutaks ära oma seda kliendibaasi, siis antud juhul põllumehi oma saakidega, erinevate saakidega, et kui me saaks juba kas või poliisi välja anda vahendajana, siis see olekski selline, et majandustegevus on alanud, et kokkuvõttes meie eesmärk ongi ikkagi majandustegevuse nagu majandustegevusega tegelemine ongi eesmärk, aga et vahendaja oleks selline kõrvaltegevus, aga et see on ühesõnaga, et kui me saaks selle kas või vahendajana esimese poliisi välja anda sellel aastal, siis seda ei olekski nii vähe, sest kindlustusandjana, kui me saame nüüd kapitali kokku siin lähikuudel, siis ikkagi meil läheb sellega aega, et kui on kapital koos, siis läheb veel kuskil kuni pool aastat, et saada tegevusluba kätte, aga vahendamisega alustamist ei takista meil miski praegult. Kuigi see on kindlasti kindlustusvahendajana alustamine on meil raske, sellepärast, et kohalikud seltsid nii-öelda blokeerivad meid, nad ei taha meiega koostööd teha ja ega ka tegelikult rahvusvahelised ühistud on siiski, enamus nendest on rangelt piirkondlikud, nad ajavadki oma selles kodumaal, või selles isegi mõnikord kuskil kodumaa ühes piirkonnas ajavad äri, et nad ei ole sellised, kuidas öelda, vabameelsed ja kiiresti väljapoole laienevad, et selleks nad peavad tegema liikmete koosoleku, liikmed peavad ütlema, et jah, me tahamegi hakata ka Eestis äri ajama väljaspool, on ju, turul, mida nad tegelikult ei tunne nii hästi, eks. Et selles mõttes, et siin on vahendustega, vahendajana alustamisega on raske, aga mitte võimatu, ja võib-olla vähemalt tahaks loota, et äkki me suudame üllatada siis liikmeid juba selle uudisega siin veel sellel aastal. Ja jätkuvalt, et igasugune abi, tugi, arutelud, ideed on tere tulnud, et me olemegi loodud liikmete poolt ja tegutseme liikmete huvides, et jätkuvalt selline kirjalik, suuline suhtlemine, mõtted on tere tulnud, sest me oleme ka siia jõudnud tänu liikmete toele ja abile ja koostööle. Nii. Tõepoolest, mind isiklikult intrigeerib kõige rohkem see kapitali küsimus. Täna oleme olukorras, kus eestlaste pangakontodel on rohkem raha, kui kunagi varem ajaloos on olnud tegelikult 10 miljardit eurot. Septembris on lisandumas veel 1,3 miljardit siis pensionifondidest vabanevat raha. Ja selles olukorras oleks tegelikult täiesti kahetsusväärne, kui meie inimesed ei suudaks organiseeruda ja astuda siis sammu vastu sellele välismaisele kapitalile, mis iseenesest on tore. Täna me kuuleme, paljud poliitikud Eestis räägivad sellest, kuidas välisinvesteeringud on üks väga hea asi, et eks meie siin oleme seisukohal, et kindlasti on väga hea, kui ei ole alternatiivi. Välismaised investeeringud on head, aga kodumaine kapital, eriti ühistukapital on veel parem. Välismaine kapital, mida siis teeb, ta tuleb siia kasumi järgi ja kindlasti ta loob ka töökohti ja siis võimaluse piires siis Eesti riik ka maksustab seda, aga lõviosa sellest rahast läheb päeva lõpuks ikkagi Eestis välja. Et see, mida meie siin täna teeme, on võtta nüüd osa sellest tagasi, see raha, mis jääks Eesti majandusse tiirlema ja tooks edu meie enda inimestele, meie ühistutele,
antud juhul siis kindlustusühistule, selle ühistu liikmetele ja kõik need, kes on sinna ka investeerinud, saavad lisaks sellele, et sa saad soodsama hinnaga just meie vajadusele kohandatud kindlustustooteid. Lisaks sellele saad ka kapitalitulu. Nüüd siinkohal võib-olla detailidesse ma praegu ei lähe, kui sa mõtled. Ei, põhimõtteliselt mina sain selle põhiosa nagu läbi. Et siin oligi, et ma nagu rääkisin sellest nagu teemast, et ja nüüd ongi, et Paul võib-olla rääkis veel natuke rahatarkusest. No jah, et kui ikkagi see narratiiv jätkuvalt, et väliskapital, seda me siis nüüd oleme rääkinud pikalt, et täna tuleb vaadata, me saame paremini. Et täna tuleb vaadata vast ehk jah selle nurga all, kuidas meie siin maarahvas ise suudame organiseeruda ja panna ka oma vähene rahad ööle selle läbi, et me koopereerume, et me teeme midagi koos ja see ongi ühistulise tegevuse aluseid. Ühistulises tegevuses on juhtimisdemokraatia, mis on võõras aktsiaseltsidele, kus kõige tähtsam roll on ikkagi kapitalil, kes pani 100 ühikut, see saadab selle mehe ukse taha otsustamise hetkel, kes on pannud 10 või 3 ühikut, sest hääled loevad. Ühistulises tegevuses on igal ühel on üks hääl, kes on ühistu liige, sõltumata sellest, kui palju ta on investeerinud raha. Nüüd järjekordselt oleme jõudnud olukorda, kus võib-olla on kasulik arutleda ja endale mingid järeldused teha sellest, mis meil siis siin laias maailmas toimub. Ühte maad on võimalik mitut moodi okupeerida. Klassikaline moodus on kahtlemata see, et vaenlase sõdurisaabas hõivab territooriumi, pärast järgneb võõraste reeglite pealesurumine, võõrad maksud. Aga täna kaasaegses maailmas on oluliselt võib-olla ehk lihtsam, odavam ja ehk paljude jaoks ka sümpaatsem moodus, on pehme moodus, kuidas sõdurisaabaste peale pole vaja aega ja raha kulutada, aga hoopis võõrkapital hõivab majanduse. Ja siinkohal võib-olla ehk ei ole vaja palju rõõmu tunda selle üle, et viimastel päevadel on kuulda olnud ka see, et kuidas mõned tublid Eesti ärimehed on Lätis firmasid ostnud. Ehk kõigepealt tuleks vast ehk vaadata oma enda nina ette ja siin me näeme seda, kuidas meie enda majanduse tulemist voolab suur osa rahast lihtsalt välja. Ja nüüd ongi küsimus, kas me suudame teha paremini koostööd, kas me suudame seda olukorda muuta natukenegi enda kasuks. Tuleva on näidanud, et see on võimalik. Me tahame samamoodi teha täna. Tulevast ei rääkinud keegi, ükski komponent ei võtnud arutada, sest nagu välismaised eksperdid on tavalt märkinud, any publicity is good publicity, ehk siis, et publicity't ei olnud vaja teha. Sellegi poolest õnnestus tuleval ennast läbi suruda ja pärast seda hakkasid ka nii Rootsi perekond Wallenbergi pankade kui ka kõikide teiste väliskapitali olevate krediidiasutuste
omanduses olevate fondihaldurite haldustasud sulama nagu võluväel. Kas seal on pikk tee minna sellegi poolest? Nüüd, kui nüüd soovivad edasi liikuda, lähtudes sellest loogikast, et Eesti inimestel on raha olemas küll, et mida siis sellega peale hakata, et millisesse varaklassi siis üldse nagu tasuks investeerida, kuhu poole vaadata. Et kui me nüüd võtame natukese selle teema siin luubi alla, siis me sattume päris põnevale maastikule. Midagi, kus kohas siin pihta hakata. Nüüd ütleme aktsiaturud ja võlakirjad sissejuhatuseks. Kindlasti tuleks kõigepealt vaadata, mis toimub laias maailmas, sest me teame ka eelmistest kriisidest. Ameerika Ühendriikides midagi juhtub, siis see õige pea mõjutab kogu maailma. Täna me näeme, kuidas Standard & Poor's 500 indeks, Nasdaq, need on kõik ajaloo kõige kõrgemaid tippe püüdnud. Ja paljud analüütikud ennustavad peatset krahhi, mis iseenesest on ka riskivaba ennustus. Küsimus on ajas tegelikult, millal see juhtub. Et kõik teavad, et majandus on tsükliline ja ka aktsiaturgude pikale tõusule ehk siis pulliturule järgneb järsk langus. Mis ei tähenda, et see langus viimaseks jääb, küll sealt siis hiljem jälle tõusta saab see turg. Aga võlakirjade turul on hoopis kummaline olukord praegult riiklikult tagatud võlakirjade juures. Me saame näha negatiivseid reaalintresse, kui jällegi Ameerika Ühendriikides on viimaste kuudel inflatsioonitempo olnud üle 5%, aga kui võlakirjad pakuvad tootlust 1,5%, siis oma raha ostujõus selle aja jooksul ju kaotab 3,5%, mis suurte summade puhul on jällegi väga arvestatav negatiivse märgiga tulem. Nii et siinkohal tuleks vaadata võib-olla ehk veidi lihtsamalt ja pigem oma nina alla rohkem, et mina täna ei riskiks siseneda Ameerika aktsiaturgudele ja eelule osta võlakirja, kus ma tegelikult oma raha kaotan. Aga õnneks on meil alternatiive. Jah, tõepoolest investeerimisobjekte on palju. Paljud inimesed, kellel on palju raha, oskavad investeerida headesse veinidesse, võib-olla kunsti, retroautode hinnad tõusevad. Aga see eeldab tõepoolest palju eelteadmisi, eeldab hojuvõimalusi, kogu seda infrastruktuuri, mis nende asjadega kaasas käib. Viimasel ajal on olnud moodne koht raha paigutamises mitmesugused laenuäri platvormid. Minu hinnangul tegemist suhteliselt närvilise äriga. Ikka ja jälle jääb keegi oma rahast ilma. Probleeme palju. Praeguses inflatsioonilises keskkonnas on paljud analüütikud rääkinud ka võimalusest investeerida näiteks väärismetallidesse. Siinkohal ma puudutaks plaatina või pallaadiumi, meile
on tuttavamad kuld ja hõbe. Kindlasti ei ole need pankade ja valitsuste meelisteemad, sest need metallid liiguvad oma rada säilitades väärtust ja investeerimine nendesse vähendab valitsuse hooga mõjusalt oma valuutade ostuväärtust vähendada ja sellele oma laenukoormust odavdada. Meie hinnangul siin on kõnealused väärismetallid tugevalt alahinnatud täna. Hõbeda toodangut on maailmas eelmisel aastal kusagil 900 miljonit untsi, millest pool on tööstusliku vajaduse tarbeks läheb ja teine pool on nii-öelda monetary või siis rahalised investeeringud nii finantsasutuste kui eraisikute poolt. Hõbeda vajadus ja nõudlus maailmas on kasvamas mõlema poole peal. Nii suhteliselt riskivaba investeering tundub hetkel, aga kindlasti ei ole see paljude jaoks huvitav. Kui on raha natuke rohkem, siis on seda palju kaasas tassida. Nüüd, aga tuleme tagasi kodumaale ja mis me näeme? Eile rallis LHV aktsia 6% ülespoole, raporteeritakse headest tulemustest, aga meie valdkonnas on asi veelgi lihtsam. Swedbanka kindlustus on näidanud mitu aastat järjest omakapitali tootlust 56%. Jah, tõepoolest 56%. Et see tundub nagu liiga hea, et päris tõsi olla, aga näete on. Et siit on nagu lihtne signaal, et kindlustus iseenesest on hea investeering. Antud juhul on see Rootsi pangatulu. Ja kui meie oleme siin pühalikult lubanud, et meie ajame Eesti asja kindlustusühtsast, siis ilmselgelt meie oma kaasomanikest kliente ju ei saa sellisel moel koorida nagu Rootsi panga omanduses olev kindlustusfirma. Ja kui meie tulem oleks poole väiksem, võtame siin 50% väiksem, siis me saaksime ikkagi tootluseks 28% kasumit aastas, mis on tegelikult märkimisväärne summa ja muljetavaldav, arvestades seda tausta ja arvestades riske, ehk siis, et riski ja tootluse võrdluses või siis kaalumises tundub, et ebaproportsionaalselt hea. Aga see ongi see, miks täna väliskapital ennast nii hästi tunneb, kuna me siiamaani ei ole konkurentsi pakkumas oma kindlustusvaldkonnas. Ma vaatan, et mul läks jutt natuke pikaks, et annaksin siin kõnepulga siis tagasi. Just nimelt, et see ongi nagu see reaalsus, mida ka Paul ütles, et kui siin teha kuluefektiivselt seda äri ja ütleme siis hästi, siis lihtsalt see tulusus on meeletu ja Swedbankal tõesti on see 55-56% viimased 3 aastat juba järjest, et kindlustuses, et selles mõttes see on nagu ülikõva sõna ja et meil tõesti, et juba pool sellest oleks nagu väga suur tootlus ka nagu ja veel soodsamad kindlustusmaksed sinna peale, et see ongi meie nagu eesmärk, nad on meil eeskujuks oma ärimudeliga, aga et meie lihtsalt jätaks selle raha Eestisse, jagaks selle soodsamate kindlustusmaksete ja omaniku tulu vormis nagu oma liikmetele, et see ongi meie see mõte. Ja me eeldame, et meil on liikmeid palju. Jah, meil peab olema liikmeid palju, sest et 400, mis nüüd praegu on, seda on veel liiga vähe. Ja ikkagi see on kokkuvõttes ka mahuäri, et meil peab olema liikmeid ikkagi tuhandetes, et see ollagi konkurentsivõimeline ja teha see ära.
Nii, aga nüüd ongi, et meil on siin jäänud veel 9 minutit lõpuni, et äkki kellelgi on, kes siin on koosolekul osaleb, on teil küsimusi, kas suuliselt või kirjalikult tahate küsida? Saalis on vaikus esialgu. Võib-olla ma küsiks korra, olete kuulda? Jaa. Irmo siin, et esimene nagu ütleme proovikivi oli, et põllumeeste saagi kindlustuse asjad, et ma ise olen metsanduses tegev, et kas ütleme selles suunas on ka näiteks metsakultuuride kindlustused või asjad midagi metsaga? Kindlasti ütleme, et metsanduses me oleme tegelikult siis veel enne koroonat analüüsisime väga põhjalikult siis kogu Eesti metsanduse viimase 5 aasta kahjusust koostöös siis Erametsakeskuse ja Erametsaliidu siis mõttekaaslastega. Ja me jõudsime põhimõtteliselt sinnamaani välja, et nüüd sellest 5 aastast 4, kui viimane välja, et see oli siis tegustamus eelmise aasta alguses, oli see kahjus oli väga loogiline. Ja õige ütleme, et aga lihtsalt see viimane aasta, siis ütleme siis eelmise 2020 vaates viimane aasta oli see üraski aasta, et siis oligi, meil tekkis see küsimus, et kas nüüd see üraski kaudu peaks võtma ka täiega arvesse või mitte võtma, ütleme. See oli nagu kindlustusandja poole pealt selline ettevalmistav tegevus, samas, et hetkel saan öelda, et sellist kindlustusandjat, kes Eestisse pakuks nagu metsakindlustust, ütleme, ja meie vahendaks, et seda me hetkel ei ole leidnud, aga me otsime, ütleme, et aga siin ongi, et need ühistud, kellega meil on head suhted, nemad tahavad oma kodus nagu asju ajada, et ütleme, et ise me veel kindlustusandjana ei ole valmis, aga kindlasti, et me otsime jätkuvalt ja kui me suudame metsanduses ka vahendajana midagi pakkuda, siis me anname sellest kohe teada. Tänud. Et kindlasti metsandus, põllumajandus, jahindus on need kohad, kus on turutõrked olemas, sisuliselt turutõrked olemas ja me teame, aga just, et need on spetsiifilised tooted ja neid on nagu raske, aga mitte võimatusi tuua, et kindlasti see metsandus on üks nagu prioriteetne meil. Jah, täname. Palun. Aga kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma lihtsalt võtsin sellist sotsiaalmeediast meil esitatud küsimusi, et siis ma siin esitan neid inimeste poolt esitatud küsimusi ja siis vastan ka sinna paar tükki, et ütleme, et kõige halvem ja karmim küsimus, kas 1 on erial 2. Et seda küsimust me ootasime ja mis ma oskan sellele vastata, et ei, me ei ole, 1 ei ole erial 2, vaid et kindlustusühistu on kõigepealt esimene kindlustusühistu Eestis pärast rohkem kui 80 aastast pausi, et me nagu, et see on üks asi, et see on esimene kindlustusühistu, teine on see, et kindlustusühistu on sellest hetkest, kui me anname tegevusloa taotluse sisse, on Finantsinspektsiooni kontrolli all, Finantsinspektsioon hakkab siis meie nagu dokumente ja inimeste sobivuste vastavust kontrollima, aga et selles mõttes, et sellest hetkest me oleme juba inspektsiooni kontrolli all ja kui me saame tegevusloa kätte ja hakkame teenused pakkuma, siis jällegi, et me oleme 100% Eesti Finantsinspektsiooni kontrolli all, et see on ikkagi väga sisuline erinevus, et teatavasti hoiulaenuühistud mitte ükski ei ole praegu Finantsinspektsiooni kontrolli all, et see on ka sisuline erinevus ja samamoodi, et see nõue on ka kindlustustegevuse seaduses kirjas, et kindlustusühistu nagu turule toomise protsessis meil läks siis 14 kuud läks aega, et see ettevõtlusvorm tulundusühistu lisada kindlustustegevuse seadusesse, ja see tähendas ka seda automaatselt, et kõik, mida kindlustusühistu kindlustusandjana teeb, on 100% Finantsinspektsiooni kontrolli all, et see on ikkagi väga suur erinevus, siis nagu mitte Finantsinspektsiooni kontrolli all olevatest finantsvahendust ettevõtetest. Ja mis me ütlemegi, et me pigem ikkagi vaatame positiivselt ja ütleme, et meil on õppida tulundusühistu tulevast, et kes on teinud nagu head ja sellist just liikmekeskset äri ja nende turuosa, ma olen nagu üldse vaatanud, on kuskil 1% aastas kasvab ja see number absoluutarvudes on juba päris suur, et nemad on meie eeskujuks tuleva oma sellise innovatiivsuse ja liikmekesksusega, et kes on tõestanud, et Eestis on ka finantsvahenduses võimalik ühistulise ettevõttena tegutseda ja edukalt ja liikmekeskselt, et see oli, et nemad on muutud turgu ja nüüd on see
omas sektoris ja nüüd on siis meie kord seda muuta. Ja tõesti, et mis tuleva kohavalt on öelda, et meil on väga palju kattuvaid liikmeid. Aga loomulikult, et ja mis on veel kindlustusühistu ikkagi see baas või vundament ongi see, et tänu meie asutajaorganisatsioonid ja meie eraisikust liikmed on need, kelle usaldusele ja toetusele tänu me üldse eksisteerime ja meid loodigi, et see ehk siis, et üks ei ole erial kaks. Oli vastusega Paul, sul oli... Ei, repliigi korras ja kõik liikmed on Eesti residendid. Jah, selles mõttes ka jah, et meil nüüd, ma ei saa 100% öelda, et meil kõik on Eesti, ütleme siis rahvusest, aga et kõik on jah, et Eesti kodanikud ja Eestis registreeritud ettevõtted. Aga Paul, et sinu küsimus. Et siin tõepoolest laekuseks kummaline küsimus, et kas Eestis on ruumi veel ühele kindlustusseltsile, mis ma oskan kosta, et selgelt on, et me vaatame aktsiaseltsi põhimõttel toimivad kindlustusseltsi ja nende kasumi vaatame seda, kui kõrged kindlustuspreemiad ja meie inimestel on väga põhjust rahulolematuseks, sest ei ole harvad lood, kus olles aastate jooksul väga palju tuhandeid euroseid maksnud oma kindlustusfirmale ja siis, kui lõpuks on see kindlustusjuhtum saabub, siis tuleb üks terava ninaga kahju käsitleja ja otsib sellest paljusõnalisest kindlustuslepingust hästi väikse tekstiga kirjutatud klausleid ja asub põhjendama, et miskipärast kindlustusjuhtum tegelikult meie lepinguga ei ole kaetud üldse. Või teisel juhul saad sa raha kunagi väga palju hiljem ja ainult mingisuguse protsendi sellest, mis tegelikult kahju on. Et selliseid asju on nii palju, et kui me tuleme ringiga tagasi, et siis mina võin öelda, et jah, et Eesti kindlustusturul mitte ainult ei ole ruumi ühe ühistulise seltsi jaoks, aga see oleks hädavajalik ära teha, mida rutem seda parem. Jah, just nimelt. No siis mul on ka siin veel küsimusi sellest sotsiaalmeediast, et rahvakapitalism on siis nüüd see selline, nagu öelda, üks meie kampaania lööklauseid. Et siin siis lugeja küsib, et rahvakapitalism toob Hiina ilma ette või muid jubeldusi. Et mis me siis vastame selle kohta, et no jah, et Hiina majandustegevust võib ka rahvakapitalismiks nimetada, aga ikkagi meie eeskujuks on eeskätt siis meie esivanemad, keda me siin ka siis alguses puudutasime, et kuidas nemad seda asja tegid, aga loomulikult ikkagi selline sotsiaalse turumajanduse mudel, mis on eeskätt levinud Soomes, Saksamaal, Šveitsis, Taanis, Hollandis ja ka teistes siis Eestis kõrgema elatustasemega Euroopa Liidu riikides. Et ikkagi need nagu näited on meie eeskujuks, et Hiina majandusmudel ei ole meile eeskujuks, et me kindlasti ei suuda seda kopeerida nagu mittegi ühegi nurga alt. Võib-olla siis viimane küsimus on veel, et kus on garantii, et see asi toimib üldse? Et selline küsimus, et ega mis ma oskan öelda, et ega avatud turumajanduses ühtegi sellise 100% garantii asja ei olegi olemas, et see ongi turumajanduskapitalism, et sa pead olema konkurentsivõimeline, efektiivne, kliendisõbralik, et ikkagi jätkusuutlik, ikkagi pigem plusspoolel siis teenime kasumit, mitte nagu püsivalt kahjumit, aga kindlasti, et mis on siis need põhjused, miks nagu kindlustusühistu peaks olema toimiv ärimudel ja usaldusväärne, et ongi, et ikkagi, et me oleme Finantsinspektsiooni kontrolli all, punkt 1. Meil on väga konservatiivne edasikindlustus 3 aastaks, punkt 2, mis on ka näidatud Finantsinspektsioonile, kes on selle omakorda heaks kiitnud. Punkt 3, meil on ikkagi väga lai asutajate ring läbi organisatsioonide on meil ligipääs ligi 200 000 eestimaalasele, et see on
väga arvestatav osa Eesti kindlustusvõitjatest ehk Eesti kindlustuse klientidest. Neid on kokku umbes 500 000. Et selles mõttes see on meil, me ei ole kapitali kogumisel suutnud nüüd seda numbrit ära kasutada, aga et see on kliendibaasina väga arvestatav. Ja kindlasti uus tehnoloogia. Me tuleme turule aastal 2021, 2022 ja meil on võimalus kasutada seda kõige uuemat, kõige värskemat tehnoloogiat. Ja viimane 5. argument on see, et kui me saame tegevusloa kätte ja me selle otsuse teeme, siis me saame ülemaailmse kindlustusühistute liidu liikmeks, kus on ligipääs 1,3 triljoni Ameerika dollari aastakäibega kogukonna oskusteabele. Ja tänapäeval käib see nagu veebiseminaride vormis, nagu me ka täna siin, et selles mõttes, et ei pea reisima kuhugi Uus-Meremaale, et tarku juttu kuulda, vaid sa istud arvuti taha ja oled tund aega ja kuulad. Et selles mõttes, et ka see oskusteabe, ülemaailmse oskusteabe kogemus ja selle kasutamise võimalus on üks meie konkurentsieelis ka just nende kindlustusandjatega võrreldes, kes Eestis toimivad siis nagu kohalikul kapitalil ja kellel pole seda rahvusvahelist väljundit. Et me muutume üheks, me oleme 100% Eesti liikmetele kuuluv, samas meil on võimalus teha vastastikku kasulikku rahvusvahelist koostööd teiste samamoodi mõtlevate inimestega mujal riikides, Soomes, Jaapanis, Prantsusmaal, Ameerikas, mis iganes. Et see on lihtsalt selline, tänapäeval käib see veebi kaudu, et see on ka kuluefektiivne, et ei pea selleks nagu nädalaast komandeeringut tegema. Nagu. No ma siia nagu jälle sekundeerin, et alati on ka alternatiiv, kui kahtlemata iga ettevõtlus on teatud risk ja kui ma olen väga konservatiivne ja otsustan mitte osaleda selles investeeringus või kindlustusühistu liikumises, siis esiteks pean ma leppima ja rahul olema oma senise kindlustuspakkuja ja teiseks pean ma leppima sellega, et minu raha siis kontodel vaikselt odavneb ja mis on iseenesest vältimatu tänases situatsioonis, kus rahatrükk võtab uusi tuure järjest juurde. Et siis need on need asjad, millega tuleks arvestada ja leppida, et hoida oma raha siis arendusarveteni. Jah, et meil ongi aeg hakkab nüüd läbi saama, et mis meil ongi, et me usume, et me sobime ise kõige paremini Eesti kindlustusturu peremeesteks ja juhtima seda ja suunama seda ja ja maja võidab alati, et oleme ise see maja, miks see maja peab olema kuskil nagu mujal nagu, et see maja võit on päris suur, et 60 miljonit eurot aastas läheb praegu nagu Eestist välja, et pigem ehitame seda, hoiame seda maja siin, mitte kuskil mujal, et see oligi selle tänase jutu mõte. Aga jah, et kui praegu rohkem küsimus ei ole, siis me täname kõiki, kes kuulavad siis seda otse-eetrit ja ka neid, kes seda hiljem järgi kuulavad ja et jätkuvalt, et kõik mõtted, ideed, koostöö on teretulnud, et ühistu ongi täpselt nii tugev ja võimas, kui tugevad ja võimsad on tema liikmed. Ja vähes. Tere tulemast. Investeerima. Aga veel kord siis, et aitäh ja siis kõik head ja tugevat tervist. Head. Jõudu teile. Aitäh. Aitäh. Ja head aega.